olen pärit ema järgi Hiiumaalt ja isa järgi Raplamaalt. Kuna ma kaotasin väga varakult ema, siis kasvasin ma üles Hiiumaal tädi juures. Isa saabumisega tööle Haapsallu kolisin mina ka Haapsallu ja käisin siin ka koolis. Käsitööga puutusin ma kokku juba väikse lapsena, kuna tädi tegi käsitööd ja minu emast oli jäänud päranduseks väga palju väga ilusat käsitööd. Ilmselt see pisik on mul sellest sees. Ja Haapsalus on loogiline, et sa tutvud tahes-tahtmata Haapsalu salliga. Nii juhtus ka minuga, kuna minu naabriproua kudus Haapsalu salle ja sel ajal oli veel nii, et Haapsalu salli keskosad kooti masinal nõukogude ajal ja siis oli vaja kududa anda äärepits. Ja nii ta paluski, et kas ma aitan tal äärepitse kududa. See oli minu esimene kokkupuude Haapsalu salliga ja muidugi ma aitasin. Aga kuna ma käsitööd tegin, siis ma läksin ka käsitööseltsi 90ndate algul ja seal tutvusin ma lähemalt Haapsalu salliga ja minule andis esimesed juhised Linda Elgas. Ja selle järgi hakkasin ma ka kuduma neid ja üldse Haapsalu salliga tegelema. Sai antud välja ka 2 raamatut koos Siiri Reimanniga kahasse. Esimene on Haapsalu sall 2009. Siin on siis Haapsalu sallide kohta andmed, õpetus, kuidas salli kududa, samamoodi palju mustreid ja nagu ma kuulnud olen, siis raamatu abil on võimalik väga hästi selgeks õppida salli kudumise. 2 aastat hiljem andsime veel välja teise raamatu, see on Haapsalu rätid ja 3-nurksed rätid. Mõlemad raamatud on väga hea vastukaja leidnud, näiteks salli raamatut on minu arvates 4 trükki, 5 on ootel, sellepärast et raamatud on kõik otsas. Kuna ma tegelikult püüan kududa viimastel aastatel enda tehtud uute mustrite järgi, on mul siiski lemmik ka ja mulle meeldib Sofia muster. See on see salli muster, milline kingiti Hispaania kuningannale ja selle salliga mina kudusin ise. Ja see muster mulle meeldib, aga muster on pärit Uku varasalvest.